Tere 7. detsembrit teile kõigile. Meil on aeg 1:30 päeval. Kodus on vist 9:30 päeval, ma ei tea täpselt. Midagi sellist jah, vist või 10:30 või. Mina just tudusin lennukis, oli 8 tundi vist, väga mõnus oli. Ja lõpuks soeti oleme maandunud me Sri Lankale. Jah, te ei pea ütlema, et te just käisite seal. Kõik ütlevad mulle seda, te just käisite seal. No mitte me just käisime, me teame ju. Aga sellepärast me siia tagasi tulla tahtsimegi. Asap. Mul on tunne, et ma olen saabunud oma teise kodulinna. Nüüd mul on nii palju teisi kodulinna, siis mul on see Taormina, siis meie päris kodulinn, nüüd Sri Lanka. Palju. Nii, aga nüüd passikontroll ja siis meid peaks ootama meie taksojuht. Saare kõige pikemate juustega mees. Eelmine kord, kui me siit lennujaamast läbi kõndisime esimest korda, siis me naersime, et mis asi see on. Tundub nagu siin on elektroonikapood ja ongi duty free, elektroonika ja tooted ja elektritarbed. Ja siis inimesed ostavadki siit asja, aga Kristel tegelikult ütles, et see hinnavahe on üliminimaalne, aga kes koopikat ei korja, noh. Me ootame nüüd pikka aega oma kohvrit, aga mida ei tule, ei ole meie kohver. See jälle natukene andis mulle lootus, sest see on sama värk. Korra ma mõtlesin ka, et jaa on, aga ei ole. Kõige hullem on see, et see Märteni kohver on siin. Aga minu riided ja kõik asjad on teises kohvris, nii et... Ma alguses tegin nalja, et võib-olla me ei saagi mu kohvrit, siis nüüd see tädi tuli ka uurima, sest et siin kohvri taga enam ei ole, inimesi väga pole, minu kohvrit ikka pole. Ja mu kõik asjad on seal sees, oh my god, I am scared. To contact our baggage services counter, they will check with the tag number and let you what has happened. Okay? Okay. Jäid kilma. Where is the counter? Left side, right. Jah, mu kohvrit ei olegi. What is happening? Ühesõnaga, homme hommikul saadetakse see veel ära siia. Esimest korda elus. Oled kunagi enne ära kaotanud üldse midagi või? Ega mina ei kaotanud. No nii. Lahkungi mina siit kohvrita. Ei olnudki nali, et täna ma nende pükstega vist elama pean. Aga mis seal ikka? Elu on seiklus. Näed? Tšau, kuule, just jõudsime. Muidu otse ees. Mu kohver kaotati ära. Jaa. Saate aru, me praegu pakime asju lahti ja Malju suurim mure oli see, et tal ei olnud riideid. Aga me tõime kingitusi. Küünla. See küünal oli pakitud. Minu särgi sisse, nii mul on üks särk. Ja vaatagi vähe õnneks vaja. Aga miinus on see, et tegelikult särk per se mul on need püksid. Mina pakkusin, et lõikame need siit ära, aga kuule, siis on need nagu märkmed. Aga me saame kohe Werneri käest rollu ja me lähme poodi. Ja. Nii et see on see, mis me teeme. Nii, šampakne paneme. Jälle rolleri seljas ja... Tere! Ja nüüd lähme vaatame, äkki saame mõne riideriba mulle selga. Ja kuhu mujale me lähme, kui mitte Dr. House'i või Doctor's House. Siin ma sain eelmine kord lühkarid ja bluusi, nii et loodame sama. Aga jalanõud tuleb ära võtta enne, kui poodi lähed. Ma liitsin endale seeliku, kõlsti ja bikiinid. Nii et kohe lähen basseini, kohe ma ei. Selline on nüüd outfit järgmised 9 päeva. Ei, aga see on väga äge välja sellega ausalt. No ma ei tea, vahet ei ole. Sul ei meeldi endal või? Hoiab vaata siit kuidagi imelikult. Et volt tekib nagu. Võib-olla ma olen kuidagi imelikult ja siit on... Rohkem rinded alt kinni tõmbama. Mulle meeldib, kui on liha koha pealt. Okei, aga vahet ei ole. See on parem kui need dressipüksid, nii et... Seda kindlasti jah. Aga nüüd on ikka vaja süüa leida, sest ma suren ära.
ütlen, paremaks ei saa praegu minna. Hea värske tuunikala salat. Ansambel mängib. Mul juhtus the worst asi. Vabandust, kui see on kellegi jaoks too much information. Issand, ma ostsin Linnavast nii oletooni ueka, et see on hullu. Ärge vaadake mind, lihtsalt vahet ei ole. Mul ei olnud riideid, on ju, ja nüüd ma läksin, ostsin selle hõlsti ja bikiinid. Ja nüüd ma hakkasid ootamatud päevad ja nüüd ma pidin oma bikiinid ära pesema. Sööniga kuivatama, see on ainukene alustamiselaadne toode, mis ma olen. Ma ei saa aru, mis värk selle reisiga on. Aga nagu enne ütlesin, alati võiks hullem olla. Meil on tegelikult kiire. Me lähme sööma kohe Werneri juurde. Ja mul ei ole aega neid kuivatada ja need on ülikülmad ja ebameeldivad mu jalased. Õnneks õues on 30 kraadi sooja, nii et küll nad ära kuivavad. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on midagi, mida te võiksite teada minust. Kui hästi see reis on mul alanud. Vähemalt hõlst on ilus. On ja? Siis, et ma mingi lekki või riietutu inimene olen. Aga noh. Märten unustas telefoni tuppa, mina olen kaameramees. Me oleme taas kord tagasi Werneri ja Kristeli juures ja siin on veel inimesi. Tegime väikse dinneri, jagasime natuke jõulukingitusi, tõin Eesti piparkoogi lõhna siia. Ja mõtleme, mida oma eluga edasi teha. Mida me teeme oma eluga edasi? Lähme ujuma või? Mina tahaks küll ujuma minna. Miks ka mitte? Näed, plaanid on paigas. Kui on eestlased koos, siis kõik nõustuvad ilusti omavahel. Ja ma tahan teile näidata proua Britat, kes oli minu keskkooliaegne klasside, keda ma pole näinud. Põhimõtteliselt keskkoolis saati, aga kus ma teda ikka näen? Sri Lankal. Väike süke tiks. No hyvä ujumist muidur oli siis. Aitäh. Oh my god, üksid on mulle natuke suures. Kas ma olen nii raske, et see basseen hakkab tühjaks vajuma? Ma väga igatsesin seda tunnet. Ma usun, muidur oli mõnus enne. Väga mõnus. Eriti see pokaalike oma rooned. Varsti hakkan jälle lolli juttu ajama. Nali ei hakka. Juba eile saite piisavalt. Mõnus on. Siin hiilib üks džunglikonn. Või sa oled see praegu? Krokodill. Me tulime nüüd hotelli tagasi, sest me peame täna minema viisakal ajal magama. Ma mõtlen, ühe õlle võiks ju teha tegelikult veel. Aga vaadake, siin on jõulud. Jaa. Oi. Nii et väga jõuluvaib on siin Sri Lankal ka. Ja vaadake palun mu outfiti. Need olid ainsad plätud. Ma vihkan varba vahe plätusid, aga see oli parim, mis siin praegu oli. See hõlst on kasust ainus siid. Et jah, sellised lood, aga võtame ühe väikse kuule. Mis on siin kirjas? Kooskõlastamata kuvatõmmiste kasutamise hinnakiri meediale 2000 € pluss käibemaks. Mida teeb Elu24? Sülitab selle peale. Ei no, mis sülitab? Ma saan arve lihtsalt, aga huvitav, kus see tuld on? Ai, tead, mis nad nahka tegid või? Nii. Oota. Sul oli kirjas, et see... Oota, ma ütlen üht asja. Merle ütles mulle, et tegelikult meedia võib embeedida. Aga nad ei embeedi. Aga see ei ole embeeditud, see on full on pilt, sest et kui ma siia sisse lugin... Oota, sest see on see... Aga nüüd vaatame, kus see sinna salvestatud neil on. Ja see screenshot on Postimehe serveris konkreetselt see fail, pildifail. Kui sa vajutad selle peale, siis see avaneb konkreetselt Postimehel. Näete, see on Postimehe serveris. No näed. Ehk siis
nad on võtnud minu Instagramist pildi, mistõttu ma tunnen survet saata neile arve. Aga kuhu saata Elu24 arveid? Vaatame, kuhu ma saan neid saata. Kus on kontaktid või mingid sellised asjad? Nii, meil on legal@postimeesgrupp. Pildi kasutamine. Ma arvan, et tõenäosus, et nad selle arve ära maksavad, on 0,2%. Aga arve on saadetud ja nii on. Nad võivad muidugi maja sees nüüd natuke kolistada ämbreid, et kes selle artikli pani. Jah, sest et vaata oleks siis embeedinud vähemalt nagu see seaduslikult lubatud on, aga kahjuks ei olnud. Aga millest see artikkel rääkis, siis oli see, et Brigitte Susanna Unti nähti koos selle Jakub Auskasega, kes siis sai nüüd krimkorras karistada mingi aeg tagasi. Naise peks või vägivallatsemine ja siis tähendab, siin peab valima sõnu vägivallatsemine ei öelda, muidu ütleb, et aga see ei ole see paragrahv, mille järgi mind süüdi mõisteti. Ühesõnaga, lubadeta sõidud või joobes juhtimine ja mis iganes lähisuhte vägivald seal oli enne. Ja vaadake, kui naljakas on tegelikult see, et kui mitu korda on see esistaar Brigitte Susanna Hunt üritanud mallut nagu kuidagi alla tõmmata või nagu rahva ees oma jälgijate ees öelda, oi, ta on mingi kriminaaliga koos. Sa literaali oled koos inimesega, kelle kohta sa netis oled ütlenud, et ühte, teist ja kolmandat, kelle sa ise politsei kutsusid, kes on nüüd süüdi mõistetud värskelt. Ja siis ta ütleb nagu, aga ta on minu musirull ja ta on õpetanud mulle andestamist. Et elu ei ole nii mustvalge, Brigitte, et sa arvad, et sinu tõde on sinu tõde ja vaata, nii elu sul õpetabki teinekord. Et sa võid ajada mis iganes sitta suust välja ja siis sa pärast oled seal käest kinni tupsu ostmas temaga koos. Endal lind käe kõrval. Ja selle kõige taustal veel huvitavam on minu jaoks Elu24 portaalina, kes iganes neid uudiseid seal treib, just sellepärast, et inimesed vaadake, mis tegelikult see toimub ja see näitabki mulle seda, miks need väljaanded ei ole tõsiselt võetavad, sest neil on tegelikult ükskõik millest kirjutada. Ja kõigepealt nad kirjutasid seal 10 lugu sellest, et kui jube see vend on, siis Brigitte mingi draamadest ja eludest ja oi, ja nüüd, kui need Mallu lehelt on võetud need pildid ja asjad, siis pealkiri on armastus on ilus asi. Nagu mis mõttes nüüd see täpsemalt siis armastus ongi väga ilus asi, ma saan sellest aru, aga see näitab mul lihtsalt, et millest iganes olete te nõus kirjutama ükskõik mis võtmes, lihtsalt sellepärast, et siis inimesed tuleks seda lugema. Minu arust üks palju ägedam pealkirja olnud, et oh my god. Brigitte Susanna Hunt naisepeksjaga tupsu ostmas. Ma oleks üks pealkirja pannud. See oleks klikitav. Brigitte Susanna Hunt roolijoodikuga poes kudrutamas. Näiteks. Brigitte Susanna Hunt ja kriminaal. Võtke mind kuskile, tähendab, ma ei taha tulla sitase kopikast kuskile tööle, aga ma isegi teen paremini. Jah, vot, aga armastus on ilus asi. Armastus on ilus asi. Nii, ja kuidas ma, issam, vaata kui voldile enam olen. Okei, nii on parem. Kuidas me siis tänase päeva kokku võtaks? Täna oli väga tore päev siia jõuda, isegi väsitav ei olnud. Tore oli näha inimesi, tore oli enda vlogi järgi tagant järgi vaadata. See oli väga naljakas, ma ei mäletan pooli asju. Ja. Siis, mis ma tahtsin veel öelda? Mina oma veebiga. Ärge palun charge'igi meid. Me langesime uuesti luksu. Aga ma jätan uuesti, siin hakkan maha. Mis ma tahtsin öelda, et mulle kirjutati hästi palju selle Shroomveli asja peale ka. Seal on Mallu 20 on see kood, mis kehtib siis 31. märtsini järgmisel aastal. Siis täishinnaga toodetelt saab soodustust. Saate trükkida sisse Mallu 20. Vabandust, ma ei tahtnud seda näpudest mul teised kinni. Aga kõigi vahel, kes kommenteerivad eilset ja tänast vlogi, loosin ma välja 3 kasti Shroomveli jooki. Ehk siis iga inimene, 3 võitjat tuleb, niimoodi on. Ja kui keegi mõtski pärast seda jooki ei taha, aga tahab midagi muud, siis kirjutage, äkki annab midagi välja nuputada.
kell on praegu 10:30 õhtul. vaata need pruunid laigud on nagu näiteks nibud sul. Kus? Särgi pealt tuleb nagu nibud paistaksid, vaata. Need. Ei, need üleval pool just. Need. Keskele pool. Need. Ma ei näe. Ei nagu see, vaata. Like siin, näe, vaata. See on mu nibust nii kaugel, kallis. Miks mu nibu peaks siin kohal olema, mis ebart ma olen su meelest? Ühesõnaga. Oota, mul oli midagi nii tarka öelda enne. Et tuju on hea ja tuju on mega. Täna tuleb sõber, teeme 5 kõsti ja Hiina. Ma ei tea neid sõnu nii hästi. Aga oota, mul on niisugune brain error. Ma tahtsin kuidagi ilusalt lõpetada seda, et me oleme Sri Lankal on ja seda te juba saite aru. Ma ei tea. Homme tuleb võib-olla veel parem vlog. Mis me homme teeme huvitav? Homme äkki, kuulge, teeme panused ka. Mis te arvate, kas ma saan homme oma kohvri või mitte? Kui ei, siis need bikiinid on ja jäävad mu ainsateks trussikuteks. Ja teiseks, kuule, me saame teha interaktiivset seda vlogi nüüd. Te saate kaasa rääkida. Vaadake, guugeldage kõik Sri Lanka kohta ja te võite välja pakkuda midagi ägedat, mida me võiksime teha või mida te sooviksite näha. Me ei luba, et me seda teeme. Ja ma ei taha, et see kaugel oleks. Kaugel ei tohi meist olla. No ei tea, kus ma... Perolas, obviously. Jah, aga... Tead, mis ma tahaks praegu teha või? No, ühte õlut veel või? Tegelikult seda ka, aga ma tegelikult mõtlesin, ma tahaks õue minna. Lähme õue. Lähme varastame Werneri rolleri ja lähme kiutame. Aga äkki me ei pea varastama, äkki me võime küsida lihtsalt. Kas kell palju pole tehaks? Ma mõtlesin, et rolleriga sõita, et ei lubata enam. Ma ei tea. Äkki ta magab. Lähme lihtsalt sinna meie ookeani auku. Ja loomulikult me ei varastaks mitte midagi, olge rahulikud. Me ei peaks Werneri käest varastama, ma arvan, et annaks nii muidugi. Ka varguseta, aga lähme lihtsalt meie ookeani auku. Ei, hilja öösel ei lähe. Jaa, ei luba, öeldi, et seal on meil rõvedad asjad. Ei tea, arvad, et on. Ma arvan, et seal võib olla. Kristel ütles ju, et seal on öösiti rõvedad asjad. Jah, ma ei usu, et see midagi head on. Nüüd pimedas ookeani auku. No mis ma siis õues teen? Jalutame lihtsalt. Miks me ei võiks jalutada? Ma ei taha. Lähme toome õlut parem, okei. See tähendab seda, et mina lähen alla tooma või sa tuled ka ikkagi? Ma tulen ka, ma tahan ka õue tulla. Värske õuget, on ju? Jah. Homme näitame teile saare kõige pikemate juustega meest. Ma panin nina kinni, siis ma enne tegin talle kuuemat õllekrooksena. See oli vorst ka seal. Ma ei ole vorsti söönudki. Siis ma ei tea, mis aisse sul sealt tuli. Suures riisituhina seda hambaid lustab pesta üleeilne vorst. Pesin enne hambaid, ära valeta. See on enda jutt. Ma ei saa kohta asja korraga teha. Oinge vend. Okei, ühesõnaga. Ühesõnaga, piss! Oh my god. Ma isegi ei ole purjus, TBH. Ei, me olemegi tegelikult siuksed. Ja muideks keegi ka kommenteeris, et jäite seal mõtlema, kumb rohkem joonud oli, Malju või mina. Kõige õudsem on see, et ma isegi ei olnud joonud ja ma ajasin siukest lolli juttu. Aga sellepärast meil kahekesti lõbus ongi tegelikult kogu aeg, sest ma ajame lolli juttu. 2 ebardit lihtsalt. 2 ebardit on siin tähvad. Kuulge, okei. Ma loodan, et teil oli ka tore teine advent. Mulle meeldivad su trussikud. Oota, ma räägin, ma ei näita. Ma saan natuke näidata. Oota, ma räägin enne ära. Point on selles, et see pood, kus ma praegu käisin, seal müüakse nagu neid komplekti kaupa, nii ülemine alumine ots. Aga sa ei saa neid vahetada. Ja ma olen alt S ja ülevalt L või isegi XL, see on ebanormaalne. Ja nüüd, vaadake, kui suured need trussikud mul on. Kui ma seisan, on ilus. Ja see on see, mis siin toimub. Well, hello. Oota, kui ma näitan, kui ma seisan. Nii. Siis on nagu okei, ju. Ja väga hea. Üli ja näita sille tagant ka. Strict pose. No, miks niimoodi? Ma ei saa mul jälle ilus pepu. See oli väga ilus tagant. Aga jah, see kõlab jälle nagu mingi OF content siin. Jah. Ja ühesõnaga uuesti head 2. aprilli ja adventi. Ja 2. aprilli konkreetselt.